Mehed hakkame elama podcast alustab ja mul on hea meel teile öelda, et kõik on kontrolli all. Me kutsusime siia politsei ja Ats Kübarsepp tuli. Tere tulemast saatesse. Tere. Või kuidas see lugu nüüd täpselt oli? Kes keda kutsus? Me vist kutsusime ennast natukene ise. Nii et see on selline ennetav tegevus, mis on teie töös, ma kujutan ette, et tähtsam on ennetustegevus kui pärast kahjudega tegeleda. Absoluutselt. Ennetamine on odavam. Märgatavalt. Ja meie ju oma Mehed hakkame elama saadetes proovime ka ennetada erinevaid asju. Täna on hea võimalus rääkida Ats sinuga. Ats, me täna plaanime rääkida tööstressist, tundidest, mis on tööaja välised, sellest, kui on vaja tegeleda asjaga siis, kui on pühapäev. Aga räägime korra sellest, Ats, kuidas sa sattusid ise politseisse? Minul oli tegelikult sellega väga lihtne, kuna minu geenid juba andsid mulle selle vastuse. Et minu vanaisa oli politseinik, vanaisa natukene ja siis jõudis järg minu kätte. Kuidas saab ühest mehest politseinik ikkagi, kui sa näed seda isa, kes või need vanemaid sugulasi on ju, et kui sa näed ja kuuled seda, et see on pagan poiss ära sinna mine, see on või nad ütlesid, et mine, politsei on lillepidu, elu äge. Ei, seda tegelikult ei öeldud ja mina valisin ju politseikooli 98. aastal, kui kindlasti olukord Eestis oli märgatavalt teistsugune kui täna. Ma tegelikult peaks seda küsima oma poja käest, kes kevadel sai ka sisse politseikooli ja ta ütles küll, et minu eeskujul, aga ma tegelikult ei tea, mis on see sügav põhjus, miks ta seda tegi, et ma teda kindlasti sinna kuidagi ise ei nüginud. Sa olid see isa, kes oli tööl siis, kui ta väike oli? Jah, vanema poja puhul oli see suuresti nii, jah. Aga noorema poja puhul või nooremate laste puhul ma saan aru, et jaa, mul on 2 poega, 19 ja noorem on siis 13 ja 13-aastasega siis Jussiga ma olin ikkagi juba märgatavalt rohkem aega koos ja see oli selline teadlik ja võib-olla natukene küpse mehe valik. Kas see oli see aeg, kui sa said võtta isa puhkust ka juba? Tegid sa seda ka? Ei, see oli see aeg, kus see tuli, aga ta ei olnud veel selline massidesse jõudnud. Kui sa mõtled korra endale lapsepõlve peale, millisesse peresse sa sündisid, mis need teie väärtused olid, kui sa mõtled tervise ja ma ei tea, toitumise osas või selle meheks olemise osas? Mulle väga meeldib minu lastetuba, et sündisin täitsa toredasse, tervesse 3 lapsega Eesti perre. Kumbki vanem ei olnud tohutu spordisõber või selline tohutud atleedid, aga väärtuspaketi ma arvan, et sain hea kaasa ja sellise teatud distsipliini ja võib-olla sellise kodumaa armastuse samamoodi. Aga võib-olla see ongi see, et miks ühed perekonnad ongi nagu politseinikud ja ühed perekonnad on juristid ja et lihtsalt see mingi väärtus on see, mis läheb edasi ja sa lihtsalt ei saa oma selle kutse vastu. Tundub, et nii on, jah. Räägime korra siis, pöörame lehekülje ära, räägime asjast. Palju on politseis töötajaid ja palju sellest on mehi, oskad sa öelda niimoodi peast? No politseis täna meil ametnik on umbes 4400 ja kui ma ei eksi, siis 60% nendest on mehed. No kiire sükene minu amatöörmatemaatika huvilise arvutus on umbes 3200 või midagi sellist. 3-4000 vahel on siis need mehi. Teiega sarnast ametit peavad, kus on stressi, kus on kohati rutiini välisust, on ka, ma kujutan ette, kaitseväetöötajad, on ka päästjad, on, ma ei tea, lennujuhid, piloodid, rongijuhid. Et tegelikult see ühe politseiniku töö ja elu kirjeldab tegelikult päris paljude meeste elu ja tööd ja saatust, on see nii? Nii on muidugi. Et kui võrrelda näiteks politseinikud, et mis sa arvad, kellega ta sarnaneb kõige rohkem? No üks osa, politseis on küll 100 erinevat tööd, aga kui me täna ikkagi räägime põhiliselt nii-öelda esmareageerijatest, siis mis on üks hästi oluline, on selline vahetustega töö ja öötöö, mis kindlasti nagu kõik need, kes teevad vahetustega töid ja liiguvad oma perega teises rütmis, need võib-olla mõistavad seda väga hästi. Millest algab see politsei töö eripära? Et esimesena tuleb kohe pähe, et see töö on ohtlik. Kuidas jääda normaalseks meheks, inimeseks, kui su töö on ohtlik? No esimese asjana üldiselt see meeskond ikkagi hoiab selle
pea terve ja noh, nii nagu arstidelgi, ma arvan, et läbi musta huumori hakatakse neid asju endaga seal läbi rääkima ja mingi aeg, mingi ohtlikkus võib-olla muutub ka nagu normiks, et sa kuidagi harjud selle situatsiooniga ära. Selle ohtlikkusega on selline asi, et seda igapäevaselt ei taju ja olles ka ise nendega nüüd aeg-ajalt poistega seal patrullis kaasas käinud, siis igapäevaselt sündmuskohale jõudes sa tegelikult ei taju seda ohtu. Ja see ongi kõige ohtlikum, sest et võib juhtuda kõige ettearvamatul hetkel siis midagi. No mis see politsei töö ohtlikkus on? Et ma võin siin öelda, et noh, see on kiire reageerimine sündmuskohale, on vaja sõita kiiresti. Aga mis on veel? No ootamatud olukorrad ja teadmatus, sest tihtilugu, kui patrull sõidab näiteks, on teade tal, et kodus lähisuhte vägivald ja on kiire reageerimine või on teade, et relvaga inimene tänaval, siis see on kõik, mida nad teavad. Et sa sõidad kohale kuhugi, kus sa tead, et on keegi, kes vehib relvaga ja kohale tulles pead sa siis reageerima vastavalt sellele ja tihtilugu õnneks küll on need olukorrad märgatavad võib-olla lihtsamad kui see esimene teade, aga see valvsust ei tohi seal nagu kunagi kaotada. Ehk siis selline teadmatus, et sa lähed olukorda, milleks sa ei ole valmis, et sul ei ole ette antud nii täna kell 14.30 tuleb mul üks ohtlik situatsioon, üks mees tuleb uksest välja, ma lähen paremale, teine läheb vasakule, siis jookseme kokku, peame ta kinni, vaid sa oled kohale ja nii natukene nagu sellises, kunagi oli selline teatrisaade, kus lükati otse lavale näitleja teistega kohta, et meil on iga kord sama asi, et uks läheb lahti ja siis sa näed, mis seal sees on ja siis hakkab see töö pihta. Nii et see on asi, mis on ohtlik, et sul ei ole standardseid ette mängitud asju. Aga kuidas selleks treenida, kuidas selleks te valmistute? No, õnneks täna ma julgen kindlasti öelda, et politseis kogu väljaõpe on tegelikult nagu viidud hästi kõrgel tasemele, sest et ka nõuded, õnnetu patrullpolitseinik, no ma ütlen õnnetu selles mõttes, et inimese ootused on ikkagi imeinimesele, et ta peab olema tugev, ta peab olema tark, ta peab olema kiire otsustaja, ta peab olema psühholoog, ta peab olema empaatiline ja nii edasi, ta peab kogu aeg kõigiga hakkama saama ja me oleme tegelikult ikkagi väljaõpet hästi palju suurendanud, nii et täna näiteks esmareageerijad ja patrullid siis 5% oma tööajast tegelikult tegelevad väljaõppega, ehk siis on kogu aeg pidev tegevus. Ja noh, mis on teine asi, et me hästi palju räägime oma väärtustest ja paljud otsused tulevad nagu väärtuspõhised seal sündmuskohal samamoodi. Aga jah, puhtalt tehnilised lahendused on ikkagi see, mida me harjutame päriselt füüsiliselt kogu aeg läbi. Ehk see tähendab, et teil on mingid protseduurid, et kui on ma ei tea, mingi hull relvaga tänaval, siis tegelikult teie mingid formatsioonid, teie liikumised, teie käsuahelad, käsuliinid, kogu see süsteem on tegelikult välja treenitud. Ja ikka, aga nagu ikka, et kunagi sündmuskohal minnes ei ole see, mida sa võib-olla ootad sealt. Nojah, aga ma kujutan ette, et te olete treeninud mingid 3-4 mustrit, aga see aju, mis on tõenäoliselt treenitud selliseks, et te oskate ka improviseerida. Jaa, muidugi, see ongi üks improtöö. Aga kui nüüd võtta seda ohtlikkust, või sa ütlesid et seda ka, et sellega võib harjuda, et kui ma kujutan ette, et sa võid sõita 150, ma ei tea, kas sul on see operatiivsõiduki tunnistus, on ju? Et sinu jaoks 150-ga sõitmine ei ole nagu, see on alati eriline kuidagi, sa pead ilmselt nagu millega peab sellele eelnema, aga sellega sinu jaoks on see okei, minu jaoks on see hullumeelsus, et sa harjud selle ohuga, aga kuidas sellest olukorrast nagu normaalseks jääda? See on väga hea küsimus. Eks igaüks leiab endale selle ja eks seda adrenaliini vajadust võib-olla ka politseinite hulgas on rohkem ja alles hiljuti käisin samuti kaasaspatrullis ja meil õnnestus kahjuks, olime sunnitud tegema ühte nii-öelda operatiivsõitu läbi Tallinna linna keset päeva ja võin kinnitada, et see on päris ärev ja selleks peab ikka raudsed närvid olema, et seal nagu ja arvestades seda, et meil oli tegelikult üsna selline oluline väljakutse, kuhu meil oli päriselt kiire, siis see on jah selline asi, mis vajab ilmselt harjumist, rohkem kui minul, kes ma igapäevaselt olen kabinetitööl. Aga kui sa tuled sealt maha ja sa jõuad sinna kohale ja sa võib-olla lahendad selle olukorra ära, kõik läheb hästi, siis kuidas see nagu debrief on või kuidas see, ma ei tea, kas te kasutate sõna debrief? Kasutame. Või kuidas te selle lahti räägite või seletate? Ja oleneb nüüd konkreetsest sündmusest, kas siis vahetu juht, vahetuse vanem juht või siis kogu meeskond ülejärgmisel päeval ikkagi tullakse kokku ja räägitakse need sündmused lahti.
kui seal on mingisugused taktikalised küsimused või mingisugused sellised tehnilised küsimused, mis oleks võinud paremini teha, see on nagu üks osa, aga just antakse see rääkimise võimalus ja täna üks asi, mida võib-olla natukene vähe politseist teatakse, et kui me kogu aeg räägime, et meil on raha vähe ja võimalusi vähe, siis see on ühest küljest absoluutselt õige, aga teisest küljest ma väga kiidan seda valikut, et politsei täna on investeerinud sellisesse nagu inimeste hinge toetamisse ja meil on võimalus võtta väga korralikul tasemel nõustajaid, psühholooge, kõikvõimalikke eriterapeute ja kriisinõustajaid ja nii edasi hästi lihtsalt, hästi kiiresti ja järjest rohkem seda kasutatakse. Nii et kui tegelikult on selline kriitiline olukord, mis põhimõtteliselt jätab hinge haava, siis teil on olemas mugav lahendus, ma ei tea, kellegiga see asi välja rääkida, lahti rääkida, selgeks rääkida. Just, ja see on selles suhtes nagu kõigile teades tundes Eesti mehi on ja siis on sinna jäetud selline anonüümsus sisse, ehk siis sa saad pöörduda otse kuhugi ka ja põhimõtteliselt PPA lihtsalt siis katab need kulud kõik. Nii et selles, ma ei tea, oled sa ise pidanud seda tegema? Ma kujutan ette, et sul on nii pikk karjäär selja taga, et võib-olla sa Eesti mehena ei taha seda öelda, aga ütle ikka. Täna on hea päev. Kuskil 6 tundi tagasi tulin ühelt selliselt debriefingult, kuhu ma siis tegelikult olude sunnil sattusin. Ja nägin küll seda, kuidas Eesti inimene, Eesti mees ja Eesti naine tegelikult vajavad seda rääkimise osa. Kui palju sa oled näinud seda, et mehed põlevad läbi, kolleegid, kes, ma ei tea, hoiavad liiga palju endasse või ma kujutan ette, et seal on see vabatahtlik, et sa ei saa päriselt sundida kõigest ju inimest rääkima, talle jääb see tema enda asi. Oled sa näinud, et tegelikult minnakse liiale mingite asjadega või kuidas see üldse mõjub, oled sa näinud seda? Ikka olen ja ma ei oska seda niimoodi kirjeldada, kas politseitöös nagu läbipõlemist on rohkem kui mõnes muus ametis. Ma arvan, et kui sa oma tööd südamega siis, ja tahad hästi teha, siis tihtilugu kipub see olema, et me teeme rohkem võib-olla, kui me peaksime. Ja sellest patust ei ole ka politseinikud priid, et üldiselt see missioonitunne, selline vajadus Eesti inimest aidata, see kellegi aitamise tunne on ikkagi nii suur. Ja kui sa siis ei saa seda teha, siis mingil põhjusel ei tule see korra välja, siis sa ikkagi paned endale päris suured pinged ja sellega kaasneb loomulikult läbipõlemine meie asutuses samamoodi. Aga kuidas, oled sa näinud ka, mis need sümptomid võiks olla või kui sa endale vaatad otsa, sul on ka pikk karjäär, ma arvan, et sa oled erinevaid asju kogenud, et mis need sinu sellised, mingid punased tuled on või lipukesed või ma ei tea, kuidas nimetada? Mina enda jaoks märkasin nagu seda, et selline huvi sai otsa. Et kuidagi midagi väga palju enam ei huvitanud ja selliseks halliks läks kõik, et nagu mingit sädet silmis polnud ja siis ma sain aru, et midagi on valesti, et kõik nagu on, kuidagi asjad lähevad ja ei ole üldse halvasti, aga midagi on valesti ja see saatis mind päris pikalt, enne kui ma siis märkasin, et nüüd tuleb puhata ja edasi minna. Ise märkasid või mõni kolleeg koputas küla, et kuule, Ats, nüüd on nagu... Märkasin ise ja ei olnud nagu selline... Võib-olla ma ka natukene rohkem analüüsin enda tegevusi või niimoodi keskmisest rohkem. Ja see küll ei ole alati hea, aga selle tabamisena ma jõudsin, et kuidagi sära oli kadunud. Sinu karjääris on olnud ka, ma ei tea, ma tahaks öelda kripo, aga tegelikult siis kriminaalpolitsei slängis, siis võib öelda kripo, mida iganes. Võib öelda. Aga kriminaalpolitseiniku ettekujutus on krimiseriaalid, et minu stereotüüpne ettekujutus on see, et ikkagi töötunde keegi otseselt ei loe, kui mingisugune sarimõrvar on jooksus on ju, või mingi muu asi lahendada, tunnid ei alga kell 8 ja ei lõpe kell 5. Töötad nii palju, kui on vaja ja siis pärast vaadatakse. Kuidas tegelikkus on? Mõlemat on seda, ja loomulikult on, kui on ikkagi häda käes ja mingi asi on vaja ära lahendada, keegi on vaja üles leida, keegi on vaja tabada päriselt ohtlik, siis ei loeta. Siis ta tuleb kinni pidada ja siis see töö käib. Loomulikult on seal mingisugused maandamismehhanismid, et sa saad vahetada neid ametnikke, aga on teatud isikud alati, kellele see pinge jääb rohkem. Samas tuleb öelda, et täna nagu noorem generatsioon kindlasti suhtub sellesse asjasse natukene tervema mõistusega ja selline, kui mina tulin tööle kunagi 2001,
siis selline kõige kõvem kriminaalpolitseinik oli see, kes oli sellises kuludes teksades kulunud nahkjakis, tuli hommikul üsna ära väsinud näoga ja õhtul jäi suitsu tehes sinna kabinetti maha, kui kõik koju läksid, et see roll oli nagu iidolid olid sellised, et mida rohkem sa tegid, mida väsinum sa olid, mida kurnatum sa olid, seda lugupeetum oli see inimene, et täna nagu päris nii enam ei ole. Aga selge on see, et meie seas on neid, kes suudaksid 24/7 ka panna, aga üks hetk see kindlasti tervisele annab oma jälje. Aga kuidas selle, ma saan aru, et seal tegelikult ei ole valida, kui sul on ikka mingi hull jooksus, andke andeks, siis on terve, lisaks politseinikele on ka inimesed ju valvsad, on ju, et me tegelikult magame halvasti siis. Et seal ei ole midagi, kõik vaatavad politsei peale. Et kuidas selles olukorras nagu iseendaks jääda või jääda nagu inimeseks või säilitada seda efektiivsust, et see on umbes sama, nagu ma olen rääkinud soolopurjetajatega, ma räägin seda, et purjetamist ma arvan, et ma tunnen natuke, et sa pead sõitma siis ka, kui on kõva ilm, sa pead võtma selle 20 minutit, et vahepeal magada, kuigi väljas on hullu maja ja su jaht kõhiutab 20 sõlme. Et ma kujutan ette, et see on midagi sarnast, kuidas siis nagu ennast sundida just ka puhkama? No üldiselt täna ikkagi kolleegid aitavad, et kui sa ikka ise ei taaba seda ära, siis keegi kolleeg paneb sulle käe õla peale ja ütleb, et kuule, aitab küll, et nüüd tuleb korra see puhkus võtta. Et eks ta selline politseitöö on meeskonnatöö, igas asendis, igat pidi meeskonnatöö ja see teineteise jälgimine on ikkagi hästi-hästi suur, et võib-olla sellises tavalises kontoritöös me seda ei tee nii palju, aga seal üksteist jälgitakse ja täna on see muutunud normaalseks, et me märkame. Loomulikult arenguruumi on, me ei ole kindlasti mitte valmis, aga on läinud palju paremaks ja ikkagi taaskord algusesse tagasi, et üks selline must huumor on see, mis võib-olla mingitel sellistel rasketel hetkedel aitab sellest nagu läbi tulla. Üks küsimus on veel, sa oled pereinimene. Kuidas sa saad jätta selle tööelu sinna tööle ja kodus olla normaalne abikaasa, isa, lapsevanem? Nüüd sa jäid mõttesse. Jah, mis siin salata, ei ole õnnestunud see mul väga hästi. See on võib-olla natukene minu enda inimtüübiga ka seotud, aga ei ole head lahendust, aga kuidas ma olen seda maandanud, tegelikult on nii, et mul on selleks mingid oma väiksed võtted, et varasemalt ma sõitsin pikki distantsi rattaga, tegin sellist vastupidavussporti, aga see tegelikult ei aidanud, sest et aju töötas ikka samamoodi edasi. Sa võid vändata, aga probleemid sõidavad suga just kaasa. Nimelt, või ujud, et vaatad seda triipu seal põhjas ja muudkui pea mõtleb, et mis ma siis teen ja kuidas paremini aga minu jaoks hoopis parem lahendus oli sellised umbes tunniajased, sellised hästi intensiivsed, näiteks CrossFiti trenni olen ma teinud päris palju aastaid, just sellega, et kui ma lähen sinna, siis seal see tempo on selline, et mul päriselt, kui ma panen lõpuks selle kangi käest ära, siis ma saan aru, et ma tegelikult tund aega mõtled mitte millegi peale. See tõmbad ikka pildi nagu peaaegu nagu... Just, et sa pead mingi väga, või näiteks pallimängud, et sa sõltud teistest, sa pead jälgima, mis seal mängus toimub. Siis sul ei ole aega oma peas mõelda, et aga mis nüüd siis parasjagu tööl toimub või kuskil mujal. Et see on minu lahendus ja kui ise nagu ma olen ka öelnud, et sellised väga võimekad inimesed suudavad mediteerida ja oma pea välja lülitada ja siis hetkes olla ja mul ei ole seda oskust, oleme harjutanud ja olen proovinud, aga minu jaoks peab olema see tegevus siis selline, mis keskendumist vajab nii palju, et see muu asi ei pääse ligi. Kas sa oled oma kogemusest jaganud, ma ei tea, oma sõpradega ka, et ega mehed, me vahel ju ikka räägime, et ega me ei ole mingid sellised loomad, kes ainult vaikivad. Et oled sa saanud oma seda kogemust jagada ka teistele, et see töötab teiste puhul ka? Olen saanud ja olen ka kolleegidega arutanud seda sama asja ja me kõigil on mingisugune oma asi on ju. Aga jah, just, et see nõuanne minul on, et mis iganes hobi on, et see võiks olla selline, mis siin niimoodi köidab või niimoodi endasse tõmbab, et see teeb su pea puhtaks ja teine asi, mida ma olen ka kasutanud, on siis selline lahendus, et kui on selline päev, mis võtab energiat. Minu päev tavaliselt on selline täis kohtumisi ja sellist natukene tähelepanu keskpunktis olemist, mõtlemist, otsustamist. Siis päeva lõpuks tegelikult kodus ei taha väga palju rääkida kellegiga. Tuju pole kuidagi halb, lihtsalt ei jaksa. Siis mul on selline lõõgastus, et ma vaatan pool tundi kõige ajuvabamat komöödiasarja ja ma ei pea mõtlema, ma ei pea analüüsima, ma ei pea aru saama, kes on kelle sõber seal, vaid lihtsalt lasen olla. Ja siis naine on õnnelik ja lapsed ka austavad. Jah, aga see kõlab hästi halvasti, aga kogu laste ja perega ja kõik need muud märkased tulevad ajaga. Kuidagi saad küpsumaks,
mõistad mingeid asju rohkem ja loomulikult lapsed on üks väga hea lahendus, laps on mul noorem poeg, väga kõva kalamees, mina ise ei ole, aga siis ma tema olude sunnil siis käin temaga palju kalal ja see on ka see koht, kus tegelikult muu elu ei tule sisse, sest kui sa seal toimetad õnge, paari ja konksuga, mida ma tavaliselt on mulle kuhugi külge riputan ja kuhugi kinni jään, siis sul ei ole aega mõelda muid mõtteid. Aga räägite ka poisiga? Räägime. Või vaikite ka seal õngega kõrval? Räägime. Mul on vedanud, et mõlemad pojad on sellised avatud ja kindlasti on teemasid, kus nad vahel ütlevad, et kuule, et nüüd on juba piinlik, et ära rohkem nagu räägi. aga ma arvan, ma julgen täna öelda, et mul on nendega väga hea kontakt aga see nõuab tegemist, see nõuab päriselt tegelemist. Nii et tegelikult seesama sinu kogemus on ju teistele meestele ka, et kui kui lapsel on mingi asja vastu huvi ja sa ise ei ole selles hea, et lase siis ennast õpetada. Ta on õpetanud sulle kalastamist. Absoluutselt. Ta on selles märgatavalt parem kui mina ja ta ei lase seda ka enda teada jätta. Aga mul oli nendega selline reegel, et kui nad on mingis asjas minust paremad, siis ma sellel teemal enam sõna ei võta ja neid asju on juba päris mitu. Nii et nüüd sa siis suudad oma landid ikkagi kõiki puuetust üles korjata ja just. Sa oled heas vormis, sa saad ronida küll. Kaua sa olid kriminaalpolitseis ja miks sa lõpuks otsustasid, et nüüd on aeg edasi liikuda? Ma olin kriminaalpolitseis üle 20 aasta ja tegelikult nendest viimased 5 aastat tegin ma seal siis juhitööd. Ja mind tegelikult siis üks hetk hakkaski paeluma nagu politseitöö laiemalt, ehk siis kõik need muud rollid ka, mis meil politseis täna on, patrulltöö, piirivalve, piirkonnapolitseitöö ja nii edasi. Et seda tervikpilti ja siis, kui tekkis võimalus kandideerida Põhjaprefektiks, siis ma selle tegin, selle sammu, see hüpe oli natukene liiga suur, aga tänaseks on juba natukene parem olla. No väga hea, aga ütle, kuidas tulla toime sellega, et meil on ju need mehed, kes on missioonil, kes näevad verd ja kõike halba, mida inimkond kahjuks suudab teha. Kuidas sellega leppida ja kuidas jääda inimeseks ja toimivaks isikuks selle kõige taustal? Eks igalühel on ilmselt seal nagu oma sellised relvad aga ega siin mingit raketiteadust midagi uut ei ole, mida ma võib-olla välja toon, aga meil kindlasti meeskond, sest et see ring, kus sa oled, see meeskond mõistab sinu muret. Ta saab aru, miks sind ennast oled väljas, miks mingit asi sind mõjutab, et see kõlab võib-olla halvasti, aga kodus tihtilugu sellest ei saada aru, et mis see tegelikult tähendab ja eks me natukene kaitseme ka, et me tegelikult kodus ei räägi kõiki asju. Et võt siis kolleegide hulgas on nagu see koht, kus me saame niimoodi lasta välja. Et kindlasti see jagamine, rääkimine on abiks, et minu meelest kas täitsa juhuslikult juhtus peale teist maailmasõda selline, et kui Ameerika sõdurid ei saanud pärast kohe koju tagasi, et siis tegelikult nad olid seal laagrites kuude kaupa ja seal toimus siis selline posttraumaatilise stressi täiesti loomulik ravi, sest neil ei olnud midagi muud teha, kui rääkida oma lugusid. Ja nad rääkisid selle välja ja ma nüüd võin faktides eksida, aga minu meelest peale Vietnami sõda oli neil palju rohkem traumeerituid inimesi kui peale teist maailmasõda. Et lihtsalt sellest, et olukorra sunnil nad olid sunnitud pärast seda siis jagama, istuma oma sõpradega või kolleegidega koos, kes neid mõistsid ja kuude kaupa sellest kõike siis rääkima. Nii et kui sa tunned, et tegelikult need sündmused, mides sa oled olnud, ikkagi nagu kuidagi kummitavad, siis võib otsida neid võitluskaaslasi üles ja ma ei tea, teha üks saun või käia üks jalutuskäik. Teil on sul on olemas oma saunaseltskond, kellega käia? On olemas oma saunaseltskond ja politseinikutel ikkagi, mida ma nüüd ka ikkagi tänapäeval ise palju räägin ja mida olen ise kasutanud ja mis päriselt töötab, et meil on professionaalsed aitajad, meil on psühholoogid, psühhoterapeudid, nõustajad, mis iganes, kellele mis sobib. Et see on kindlasti see koht, kuhu pöörduda. No aga see ei laiene otseselt neile, kes on nüüd endised politseinikud. See ei laiene neile, kes on endised politseinikud. Aga jah, ma arvan, et ka uue generatsiooni tulekuga kindlasti muutub mingi osa suhtumisest meil. Aga siuke ekspolitseinike mingi punt on kindlasti olemas, ma kujutan ette. On ikka, muidugi. Te teate neid kindlasti? Tean ikka ja eks see politseinik, et kui siin varasemalt eelmise peadirektori Elmar Vaheli sõnu kasutada, et eks ta ikka selline eluks ajaks selline hobi on, et see ei ole lihtsalt töökoht, vaid see ikkagi on elustiil. Kuidas müüa maha endale ja oma perele see, et su töö on öösiti. Et meil on neid öötöödlisi Eestis päris palju.
kuidas sellega ise kohaned, sest töö on üldiselt tekitab kohe söömishäired, ma ei tea, häired, eripärad, kogu see värk. Kuidas see kõik sättida nii, et see ei lubaks meil elada ikkagi nagu normaalselt edasi, mitte lihtsalt ära surra? Jah, siinkohal tuleb tänada kõikide politseinikute elukaaslasi, abikaaslasid, mehi, naisi, et ilma selle toeta või mõistmiseta tegelikult seda ei saaks teha. Et kui see veel tekitab kodus omaette pingeid, siis on see veel nagu eriti raske. Aga jaa, kõik need kaasnevad nähud on seal olemas, et olles ise ka mõnikord käinud need kaasas, siis reede õhtul esimene koht on Statoili, on ju, Circle K-sse ja sealt ei ostata mitte kohvi, vaid see suur pooleliitrine võimalikult kirju energiajook ja niimoodi kogu aeg on ju. Et meie graafik on siis 4 päeva, sellest 2 ööd 12 tundi, 2 päevast aega 12 tundi ja siis on 4 ööd päeva vaba. Et tegelikult see on ka üks põhjus, miks võib-olla politseis on väga palju selliseid politseisiseseid abielusid ja suhteid, et võib-olla mõistetakse seda graafikut natukene rohkem ja seda saab niimoodi natukene rohkem sättides. Tegelikult kui teine inimene käib 8-5 tööl, siis on väga-väga keeruline seda elu ühtlustada, sest et mingi aeg siin lihtsalt põhimõtteliselt ei ole olemas. Aga siis toimuvad need sõbrunemised ja need leitakse, kui sul on sarnane graafik, siis seda saab ju ühildada mõnusalt ja saab võtta pikki nädalavahetusi. Nii on ja jah, nagu ma ütlesin, et suhted politsei sees, ma arvan, et neid ei ole võib-olla rohkem kui kõigis muudes ametites, aga paratamatult see on sinu teine pere. No televisioonis on samamoodi väga palju paare, kus töötatakse koos samas organisatsioonis ja ajatakse ühte asja. Aga kuidas seda toitumist nagu sättida, et tegelikult see sama teema on ka meil ja showbusinessis väga sama lugu, et see sama, et me sööme seda, mida me saame, mitte seda, mida me tahame võib-olla, et me oleme sõltume sellest haaramisest, et kuidas seal, te olete või sa oled väga heas vormis, kuidas sul on õnnestunud see energiajoogi ja kabanossi dieet nagu nii hästi? Ma olen selles mõttes võib-olla halb eeskõneleja, kuna mina patrullis ja nagu regulaarsest vahetustega töös ei ole osalenud. Et kriminaalpolitseis oli oluline mingi hetk alustada sporti, sest et nendel algusaastatel, kui ma sinna tööle läksin, me päris kiiresti saime aru, et nii-öelda kurjategijad aktsepteerisid ja austasid füüsilist jõudu. Et kui ta nägi sind ja sa nägid välja selline sportlik, siis see oli nende jaoks nagu sõnum, et ahah, et temaga võib rääkida ja temaga võis kontakti saada. Et nad jah, sellel ajal oli see põhjus, miks me võib-olla spordiga alustasime. Aga täna on hea meel tõdeda, et inimesed on hästi teadlikud ja kontoritöös, kus mina näen sise, siis tegelikult toitutakse nagu väga tervislikult, nii nagu igal pool täna toitutakse, väga märgatavalt tervislikumalt, kui me võib-olla arvame. Aga patrullivahetustes jah, on seda teadmatust palju, aga olen ka viimasel ajal märganud, et tegelikult võetakse kodust kaasa ja võetakse süüa kaasa ja käiakse jaoskonnas ja istutakse ja süüakse. Sest mis on selle asja juures nagu täna võib-olla patrullitöö nagu sisu anda edasi, et kui meil on 12-tunnine vahetus, siis Tallinnas ja Harjumaal, siis Põhja-Prefektuuri piirkonnas peaaegu 7,5 tundi on väljakutsetega hõivatud. Ehk siis sellest 12 tunnist 7,5 sa oled mingisuguse asjaga hõivatud, et seal sa ei tegele mitte mingi muu asjaga. Sa ei käi WC-s, sa ei söö, sa ei puhka, sa keskendud sellele, mida sa teed. Ja kui ma arvan, et me kõik käime ise 8 tundi tööpäevas on ju, ja ka ei suuda 8 tundi järjest kogu aeg töötades, nad juba selle aja töötavad lisaks täis on ju. Ehk siis neil seda vaba aja osa ongi hästi-hästi vähe ja tihtilugu see söömine käib niimoodi natukene üle jala, aga nad tõesti täna ikkagi toituvad paremini. Ja jälle, mida uuem generatsioon, seda targemini nad seda teevad. Aga kuidas teil see teavitustöö on, et see on ju suur organisatsioon, seal on väga palju inimesi ja et kui palju sealt on võimalik selle, te olete ise juht, on ju, sa oled ise juht, ma kipun sind teietamas, see hea väljanägemine ja vorm ikkagi nagu respekt. Aga et juhist ju sõltub ka, et kui palju see on see isiklik eeskuju ja kui palju on võimalik nagu, ma ei tea, koolitustega ja sellega nagu inimeste hoiakuid, ka tervisehoiakuid nagu mõjutada. Jaa, see on hästi hea küsimus, ma olen ennast tabanud selle peale mõtlemast. Ma ise
olen üritanud siis tekitada, ma olen nüüd ka, ma päris niimoodi enam ei saa käia sport tegemas, nagu ma tegin, aga praegu ma käin selline 3-4 korda nädalas, käin meie enda jõusaalis, mitte kuskil mujal, just sellepärast, et seal kohtuda ka oma inimestega ja mul endal on väike salasoov, et äkki see ka nagu tegelikult mõjutab seal nooremaid mehi, et kui nad näevad, et käivad ka 45-aastased ja saab olla täitsa okeis vormis politseitöös, et võib-olla see neid natukene motiveerib. Ja teistpidi mul on olnud hetki, kus mul on päeval tekkinud tund aega pausi. Ma olen mõelnud, et huvitav, et kas on okei saali praegu minna. Või ma ei tea, kuidas teil seal töö juures on? Meil on tegelikult nädalas 2 tundi sportimiseks ette nähtud. Kui töö vähegi võimaldab, siis kõik võivad omale 2 tundi nädalas siis omale sobiva spordiala valida. Et see on hästi suur boonus. On jälle murepatrulliga, kellel on vahetustega töö ja nad peavad seda jagama, aga jah, me üritame seda hästi palju toetada ja ma ise usun hästi isikliku eeskuju ja sellisesse vahetusse, et kui me ainult räägime, et te peate nii tegema, aga ma ise nii ei tee, siis mu sõnad ei ole usutavad. Ehk siis ma pean ise oma sõnadele ka teod taha panema ja ma arvan, et see on see, mida läbi võib-olla minu sõnum jõuab rohkem kohale. Ja see on ka üks põhjus, miks ma täna siin olen. Aeg lendab kiiresti, me oleme paljudest asjadest rääkinud, aga mis on see sinu kogemus, mida sa teistele meestele tahad öelda? Et me oleme rääkinud politseist, tegelikult me räägime palju suuremast. Et mis on see, mis sa tahaksid, et meie meestega, mille peale nad võiksid mõelda? Meil on päris palju siin kuulajaid. Ma ütleks võib-olla enda kogemusest selle, et kui mingi hetk me tunneme, et me oleme kuidagi küpsed ja valmis, siis tegelikult ei ole. Ja see areng käib edasi ja järjest paremaks läheb, et mida teadlikumad me endast oleme, seda parem on. Ja nüüd ma mõistan seda ka nagu paremini, et kahjuks see tuleb ajaga. Aga minu soovitus on küll see, et ikkagi peab olema lisaks tööle, väga tore, kui töö on kirg, aga lisaks tööle peab olema mingisugune kirg enda jaoks, et on see sinu pere, on see sinu lapsed, on see sinu hobi, mis iganes see on. Ja ümbritse ennast siis nende inimestega, kes soovivad sulle head ja kes ütlevad, panevad sulle käe õlale mingi hetk, ütlevad, kuule sõber, et nüüd aitab puhka ja siis kuula neid, sest et see on ka hästi keeruline, sest et alati on ju midagi väga tähtsat, mis tuleb veel ära teha ja siis ma hakkan puhkama. No kuidas teil seal Põhja prefektuuri mõjualas praegu seis on, et on rahulik? Jaa, meil on Põhja prefektuuris hästi. Käisin just Tallinna linnavolikogus ja Tallinnas oli küsitlus Tallinna elanike hulgas, kas nad tunnevad ennast turvaliselt. Ja üle 90% Tallinna inimesi ütlesid, et nad tunnevad ennast avalikus ruumis turvaliselt, mis ma arvan on nagu, võtab kõik kokku, et tegelikult on meil hästi, loomulikult on murekohti, aga suures pildis on täna turvalisem kui kunagi varem. See on väga hea kuulda. Aga viimane küsimus, mida ma küsin kõigilt meestelt siit, on see, et mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Sa natuke avasid seda, aga võta üks sükke kokkuvõte siia otsa. Ma arvan, et esimene asi tuleb endal aega võtta, jõuga aega võtta. Kõik vanad korrofeed on seda rääkinud ja me kõik teame, et see on õige, aga päriselt tulebki aega võtta. Ja vahel mulle meeldib, mind ennast hästi aitab selline harjutus, et üks kolleeg mulle ütles, et sinu prioriteet on see, kuhu kuulub sinu aeg. Ja kui sa oma nädala nagu ära teed ja siis vaatad, kuhu sa oma aja oled pannud, siis see annab sulle vastuse, et kas prioriteet oled sina ise, sinu tervis, sinu pere, sinu töö, sotsiaalmeedia või veel mingi 5 asi. Et see on selline hästi hea harjutus aru saadaks, et kas ma olen õigel teel või ei ole õigel teel ja kahjuks enamasti meil ei meeldi see vastus, mis sealt on. Ja mis on veel minu hästi suur soovitus on see, et lähme nagu sõnadelt tegudele. Et ei ole vaja mõelda, kas see trenn on hea või see on hästi või kas ma ostan need tossud ja kas seal ma saan piisavalt kalorit põletanud. Tõuse lihtsalt püsti ja hakka tegema ja kõik ülehend tuleb ise. Kuuldsed sõnad. Ats Kübarsepp, Põhja prefekt, on rääkinud. Väga tore oli sinuga vestelda, saada aimu sellest, mis universumis sa töötad ja ka teada, et meil on kõik siin Tallinnas kontrolli all, midagi hullu pole. Mehed hakkame elama podcast, kuulake ka varasemaid saateid, leidke meid üles ja külastage meie Instagrami ja Facebooki. Aitüma! Aitäh!